Tere õhtust taas teile kõigile, suur rõõm teid kõiki näha. Täna on kolmapäev, Rahumajas toimub taas loeng. Minu nimi on Aavo Martinson, olen rahuõppe magister ja tänane teema kannab pealkirja Inimese elu 3 eesmärki. Kõigepealt, kas me teame, mis on inimese elu eesmärk? Inimesed on langenud teadmatusse oma elu eesmärgist. Ehk siis intellekti seisukohast vaadelduna tähistab inimkonna langemist teadmatusse. Inimesed koosnevad 2 aspektist, sisemisest ja välisest ehk hingest ja kehast. Nii koosneb ka intellekt 2 aspektist, sisemisest ja välisest. Samamoodi on 2 tüüpi teadmatust, sisemine teadmatus ja väline teadmatus. No näiteks sisemine teadmatus, see on teadmatus sellistest küsimustest nagu, millest on inimesed alguse saanud, mis on elu eesmärk, mis saab peale surma, kas Jumal ja järgmine maailm eksisteerivad, mis on headuse ja kurjuse olemus. Nii et mis on siis inimese elu 3 eesmärki? Need on 3 suurt õnnistust. Ja Jumal ütles neile, olge viljakad, teid saagu palju, täitke maa ja alistage senestele ja valitsege kalade üle meres. Siis esimene eesmärk, olla viljakas. Mis tähendab olla viljakas? See tähendab saavutada individuaalne küpsus. Ehk siis võti Jumala esimese õnnistuse poole asub individuaalse iseloomu täiuslikkuses. Indiviidi hing ja keha peegeldavad Jumala kaheseid omadusi ja on nende objektpartneriteks. Ja selleks, et indiviid saavutaks iseloomu täiuslikkuse, peab ta rajama individuaalse 4-positsioonilise aluse, kus tema hing ja keha saavad Jumala keskselt üheks. Ja seda läbi andmise ja vastuvõtmise toimingu. Ehk siis küps inimene on inimene, kes on küps nii vaimselt, intellektuaalselt kui ka emotsionaalselt. See on inimene, kes kannab armastuse, tarkuse ja headuse vilju. Ja see on inimene, kes elab täielikus ühtsuses Jumalaga. Mida ütles Jeesus selle kohta? Jeesus ütles, olge täiuslikud, nagu teie taevane isa on täiuslik. Inimese arenguperiood ja täiuslikkuse saavutamine. Kõik asjad vajavad küpsemiseks aega. Õunapuu ei ole valmis vilja kandma kohe peale seda, kui te õunaseemne olete mulda istutanud. Selleks, et seeme läheks kasvama, on vaja sobilikku keskkonda. Aednik ei istuta õunaseemet keset talve, vaid kevadel, kui on juba soojem ja muld pehme. Õunapuul hakkab esmalt kasvama juur ja alles siis hakkab sirguma mullast välja. Aednik hoolitseb armastusega noore ja väikse õunapuu eest. Selleks, et puu saaks hästi kasvada, vajab ta ka päikesevalgust ja vett. Aja möödudes kasvab puu üha suuremaks ja talle ilmuvad õied. Ning õitest arenevad välja õunad. Kuid ka õun ise vajab aega, et küpseda ehk olla kõlbulik söömiseks. Kuidas on lood inimesega?
Ka meie ise olime kunagi väikesed imikud, kes õppisid tegema esimese samme. Meie kehad vajavad samuti päikesevalgust, vett, toitu, õhku, selleks, et meie füüsilised kehad saaksid kasvada. See kasv toimub automaatselt. Keegi ei pea venitama oma käsi ega jalgu, et need kasvaksid. Teismelise eas hakkavad meie kehad veidi muutuma. Me hakkame märkama ja tundma teatud külgetõmmet vastassugupoole vastu. Me oleme siis nagu õitsvad õunapuud. Kasvades edasi, me hakkame nägema välja nagu täiskasvanud inimesed. Meie kehad on valmis vilja kandma, kuid küsimus on selles, kui palju me oleme sisemiselt kasvanud, milline on meie iseloom, kui palju ma olen võimeline võtma vastutust oma sõnade, tegude eest. Olen ma võimeline raskused ületama? Kas ma suudan armastada inimest isegi siis, kui ta on mulle haiget teinud? Sisemine ehk vaimne küpsus ei saavutata automaatselt. Selle nimel tuleb igapäevaselt vaeva näha. Kõige kõrgem või kõige kiirem viis oma iseloomu kasvatamiseks ja küpsuse saavutamiseks on teha häid tegusid. Kas me ei soovi, et meie vanemad oleksid head? Õed ja vennad, sugulased, tuttavad ja üldse kõik inimesed meie ümber. See on inimese loomulik soov. Nii, mis on siis elu teine eesmärk? Paljuneda ehk luua perekond, saada lapsi. See on Jumala teine õnnistus. Ja selleks peavad individuaalse täiuslikkuse saavutanud mees ja naine rajama Jumala keskse perekondliku 4-positsioonilise aluse, saavutades mehe ja naise ühtsuse armastuses ja kasvatades koos lapsi. Laienemine Jumala keskseteks ühiskondadeks, riikideks ja maailmaks, abikaasade, vanavanemate, vanemate ja laste ühtsus läbi andmise ja vastuvõtmise tegevuse, mille keskmes on Jumal. Seega ainult tervete ja tugevate perekondade alusel saavad tekkida harmoonilised kogukonnad, ühiskonnad, riigid ja maailm. See saab olema universaalsel südamekultuuril ja rahukultuuril põhinev maailm, mille keskmes on Jumal kui inimkonna ühine taevane vanem. Ühtsuse saavutamine Jumalaga perekonna ja ühiskonna tasandil on eeltingimus 3. õnnistuse edukaks täitmiseks. Ja 3. eesmärk. Ja mis on inimese elu 3. eesmärk? See on valitseda. See on valitseda kõige selle üle, mis meie ümber on. Kõige selle loodu üle. See on Jumala 3. õnnistus, mis tähendab inimese valitsemise täiuslikkuse saavutamist kogu loodu üle. Selle õnnistuse teostamiseks peavad inimesed ja loodud maailm saama täielikult üheks, rajades sellega Jumala keskse valitsemise 4-positsioonilise aluse. See on inimese ja looduse ühtsus läbi andmise ja vastuvõtmise toimingu, mille keskmes on Jumal. Kõigil inimestel on ülesanne arendada loovust, oma oskusi, arendada tehnoloogiat ja majandust nii, et see tooks kõigile inimestele kasu. Seega inimkonnast peab saama headuse ja armastuse kandja kogu loodu suhtes. Inimesed peavad hoidma loodut, säilitama seda ja vastutustundlikult
valitsema selle üle läbi armastuse. Ja kokkuvõttes siis inimese elul on 3 elu eesmärki. Esimene eesmärk on, et inimesest saaks individuaalselt küps inimene, kes suudab armastada, kes suudab andestada, inimene, kes on valmis võtma vastutust teiste inimeste eest, võtma vastutust oma abikaasa eest, oma perekonna eest. Ja teine elu eesmärk on luua ideaalne perekond, abielluda, elada igavesti koos oma abikaasaga ja saada ja kasvatada üles lapsi. Ja 3. eesmärk on valitseda kogu loodu üle, õppida armastama samuti loodut, hoolitsema selle eest, säilitama seda, arendama, selleks, et luua maailmas mugavam ja õnnelikum ja rahumeelsem ja puhtam ja tervem keskkond. Ja lõpetuseks inimese väärtusest. Inimese väärtus võrdub kosmose väärtusega. Kujutagem ette täiuslikku masinat, mille iga detaili on maailmas vaid üks ning puudub võimalus uue leidmiseks või asendamiseks. Seega ühe detaili väärtus võrdub kogu masina väärtusega, ükskõik kui väike või tähtsusetu see üks detail ka ei oleks. Täpselt sama kehtib ka täiusliku inimese kohta, kes on unikaalne kogu universumis. Ükskõik kui tähtsusetu see inimene võib tunduda, on tema väärtus võrdne kogu kosmose väärtusega. Tänan teid kuulamast!